Seda puhku polnud tegemist mingite tavaliste krantsidega. Vähemalt 2 tapetutest olid pesuehtsad tõukoerad. Ka loomade varjupaiga kõike näinud töötaja jaoks oli see vaatepilt liig, mis liig. Jääb üle vaid tänada, et koeri ei leidnud mõni rannas mänginud laps. Esimene variant, mis mulle pähe tuleb, kuna koerad on kõik erinevad, tundub, et on bokser ja saksa lambakoer ning 2 segaverelist, siis mis ma võin pakkuda? Kliinik. Kliinikus on loomad magama pandud, omanik on maksnud nende utiliseerimise eest ja utiliseerija vend on otsustanud, et ei tasu Meike-Maarjasse sõita ja on leidnud siis sellise käepäevasema lahenduse. Enamasti on tõukoerad ka kiibitud. See annab võimaluse omanikuni jõuda. Bokserilt ja tema 2 saatusekaaslaselt paraku kiipi ei leitud. Võttis. Register ütleb, et seda koeraomanikku registreeritud ei ole ja 3 koeral siis ei olnud kiipi. See, et kiip ei ole registris, tuleb meil siin üpris tihti ette, sellepärast et ühest registrikohustust ei ole, on üksikutel omavalitsustel ja kuigi loomakaitsjad on juba aastaid võidelnud selle nimel, et saaks pisikeses Eestis üks normaalne register ja kohustus kõik lemmikloomad sinna sisse kanda, ei ole sellest siiamaani asja saanud. Praegu menetleb seda juhtumit Harjumaa veterinaarkeskus. Meie spetsialist tuvastas siis seal tõepoolest 4 koera, kes olid ilmselt vägivaldsete hukkamistunnustega, ehk siis olid ka 2 koeral nendest ilmselgelt tulistamise jäljed veel alles, et koerad võisid olla seal olnud kuskil nädala jagu päevi. Loomulikult ei piirdunud me ainult oma ametkonnasisese uurimisega, vaid edastasime sellekohase info kohalikule omavalitsusele ehk siis Keila vallavalitsusele ja ka politseile. Ilma registri andmeteta on ka nendel aga üsna raske süüdlasi leida. Eestis on praegu mitu lemmiklooma registrit ja see kindlasti teeb meie tööd keerulisemaks. Eesti on parasjagu väike riik, siin võiks olla üks ühene lemmiklooma register, mis aitaks paremini jälgida loomade liikumisi, nende olemasolu ja nii edasi. Koerad viidi täna varjupaika, kas nad nüüd lahatakse ka? No meie poolt ei ole praegu lahkamistellimust antud, kuna me tuvastasime nagu tulistamise jäljed 2 nendest koertest ja ilmselgelt vägivaldse surma tunnused olid, kuna ka silmadest oli ja suust ja ninast verepool, nii et see viitab, et nad ei olnud lihtsalt uinutatud ja hukatud, vaid seal on nagu tõsisemalt nendega siis tegeletud. Siis see on rohkem tegelikult politsei töö? Jah, et meie kindlasti ütleme tulistajad ei ole meil õigust otsida, ei olegi meie pädevuses. Koerte korjused toimetati Kersalu küla lähedalt rannast minema. Paraku tuli seda teha aga üsna algelisel viisil, köis ümber ja lohistades. Midagi pole teha. Rannas on liivane maa ja autoga sinna ei pääse. Lisaks pole varjupaikadel ka mingit eritehnikat, millega neid asju viisakamalt ajada. Eesti inimene reeglina selliseid asju näha ega kuulda ei taha. Paraku jaanalinnu kombel pea liiva sisse peitmine ka asju ei paranda. Sestap tulebki ka neist juhtumitest ikka rääkida ja ehk muutub eluke ka Maarjamaal kuskil kaugel tulevikus veidi helgemaks ka loomade jaoks. Harjumaa veterinaarkeskus ootab aga inimeste abi. Kui keegi tundis ära videos olnud koerad või teab midagi nende omanikest või mõrtsukast, andke sellest riigiametnikele teada telefonil 50 73 926. Eesti metsades või kas või rannaäärsel ringi liikudes pole sugugi haruldane, kui koperdate mingisuguse loomakorjuse või ülespoodud kassi otsa. Meil on tal loomapidamiskultuur ja jäägid lisatakse, kus juhtub. 4 koera on kindlasti päris palju, päris võigas leid, kardetavasti, aga ei saa süüdlane kunagi karistatud.